Ära lase kellegi teise arvamusel muutuda enda absoluutseks tõeks. Ja ära lase sel juhtuda ka siis, kui see teine inimene on autoriteetne või kui sa kuuled seda arvamust mitmest allikast. Ma väga-väga innustan sind, eriti praegusel mürarohkel ajal, säilitama individuaalset mõtlemise eristamisvõimet. Teise inimese arvamus, sõltumata sellest, kui jõuliselt on see väljendatud või kui justkui faktiliselt korrektselt see ka ei kõlaks, eriti kui see puudutab sind või sinu valikuid või sinu elustiili või seda, mida sa enda sees tõeseks pead, on siiski teise inimese arvamus. Ja mõned inimesed oskavad enda arvamusi väga hästi pakendada, väga edevalt, oskuslikult, veenvalt presenteerida. Ja on inimesi, kes leiavad ka enda arvamustele väga hea kinnituse, muide me kõik oleme selles hullult head. Nii kui meil on oma minapilt või nii kui meil on mingisugune maailmavaade, siis me kipume tõlgendama kõike läbi endale omase filtri ja siis taas looma seda tegelikkust, mis lihtsalt kinnitab meile seda lugu, mida me iseendale räägime. Nüüd teise inimese arvamus võib olla väga inspireeriv. Teise inimese tõest võib välja noppida väga olulisi killukesi. Aga ära võta kellegi mingisugust maailmavaadet või õpetust või mudelit üks-ühele. Julge noppida välja killukesi ja panna kokku omaenda pilt. Eriti kõiges, mis puudutab just nimelt sind ennast. Kellegi teise arvamus sinu kohta ei ole see, milline sa oled. Väga paljud inimesed ei tea iseennastki. Rääkimata siis sellest, et nad oleksid võimelised andma sulle objektiivseid peegeldusi sinu kohta. Ära lase teise inimese arvamusel kujuneda enda tõeks. Ära nõustu kõigega, mida sulle öeldakse. Ära võta vastu kõike seda, mida sulle pakutakse. Julge olla selektiivne.